Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse jäärad. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 15 kuni 21 juuni. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis need kaardid siis teile selleks nädalaks räägivad. Teil algab see nädal siin müntide kuningaga. No müntide kuningas on rahakuningas, müntide kuningal on eelarve paigas. Temal on rahaasjad kontrolli all. Ta ei ole kitsi kuningas, aga ta ei larista ega tee emotsiooni oste. Teil on siin kõrval on karikate rüütel. Karikate kaardid üldse on meie tunded, meie mõtted ja meie suhted. Karikate rüütel tahab teenida, nagu inimesi aidata, kuulata, nõu anda, kui oskab. Ma ei tea, millisel alal teie tugev olete, aga kui keegi teie käest nõu küsib, eks te siis seda ka jagate, mis teil jagada on, oma tarkust, oma seda osavust, oma andeid, oma abi, kui on vaja. Mis müntide kuningasse puutub, jah, siis tema emotsiooni oste ei tee, aga samas, kui tal midagi on vaja, kui midagi on katki läinud, siis tema teeb ennem eeltööd, kui ta midagi ostma tormab. Ta teeb ennem korralikku eeltööd, vaatab, uurib võib-olla ka teiste inimeste tagasisidet, vaatab, mida tal täpselt vaja on ja siis läheb ja ostab selle ära, et rahaasjad on tal korras, eelarve on tal paigas. Karikate rüütel tahab inimesi aidata ja teenida. Siis siin kõrval 3. kaardina on teil müntide 9. Müntide 9 kaart räägib sellest, et te ise olete enda laeva kapten. Ise küürite tekki, ise juhite laeva. Eks teie elu ohjad on teie käes ja kõik otsused, mida te teete, te tegelikult teete endale. Jah, ma saan aru küll, et eks meie otsused mõjutavad ka meie lähedasi. Aga siiski, eelkõige te teete endale seda, mida iganes te olete otsustanud. Ma saan aru, et te olete tüdinenud ootamast, aga torn on teil välja tulnud ja torni kaart raputab küll midagi nüüd paika. Kas sellel nädalal või selles lähitulevikus? Sellepärast, et torn on, no ta on ikka raputus, jah. Torn on selline üllatus, ebameeldiv üllatus, mis tuleb nagu välk selgest taevast. Aga torni ei pea kartma. Torni on vahest meie elus vaja millegi paika raputamiseks. Kui see torni langemise tolm on hajunud, siis te näete selgemini. Ja no ma ütlen, et see võib olla mingi tüli, täiesti tühjast kohast tekkinud tüli, no selline tüli, et no päris suur tüli kohe. Aga see ei ole selline tüli, mis jääb püsima ja kus viha hakatakse pidama üksteise peale. See on ainult üks näide, mida torn võib korda saata. Vaid see on nagu selline, no võib-olla ongi tüli selline kohe, et ma ei tea, karjutakse üksteise peale natukene, aga see vaibub ära ja pärast on õhk puhas. Et asjad on välja öeldud, mis on võib-olla pikka aega olnud kuskil meie sees peidus. On asjad ära klaaritud, on välja öeldud kõik, mis hingel. Ja vot nüüd on õhk puhtaks löödud ja nüüd saab edasi minna sõpradena. Et ei ole mina näinud veel seda tornikaardiga tekkinud tülis, et oleks jäädudki tülitsema või et ei oleks saanud asju selgeks või. Et ikkagi tegelikult on tornikaardil positiivne mõju. Ta küll ehmatab ja ta on negatiivne nagu selles mõttes, et ta tuleb nii järsku, täiesti tühjast kohast, ta ei oska teda oodata. Ja ta ei ole meeldiv, aga samas tulemus lõpuks on hea. Et midagi maha lammutada, mis enam ei teeni ja sinna asemele saab ehitada hoopis midagi paremat. Et see on see tornikaart nagu minu jaoks. Siin all on baas, see on mõõkade baas, no tema tuleb uudistega. Ja baasid tulevad kõik heade uudistega ja mõõkade baas on tark. Tema on väga tark selles mõttes, et tal on silma kõige jaoks, tal on ka seadused hästi teada. Et kui teil on siin mõõkade baas ja müntide kuningas, no siis ei saa siin midagi nagu nii väga hullu olla.
Lihtsalt, mis ma siin veel näen, on see karikate 4, mis tähendab tüdimust, ootamist ja tüdinenud ootamist. Inimene on ootamisest tüdinenud, mitte midagi ei liigu. Ja viimase kaardina on teil välja tulnud sauade 10. Vot sauade 10 minu jaoks on raske koorma kaart. Kui teie nüüd kannategi rasket koormat, kas ise olete endale võtnud liiga palju ülesandeid, on teile need pandud näiteks töö juures ülesandeid, no siis see torn võib tõesti midagi seal paika raputada. Teil endal saab juba isu täis sellest raske koorma kandmisest. Et siis on see torn täiesti enda kohal, et võib-olla lööbki õhu puhtaks ja saate ka oma koormat kergendada kuidagi, aga need ei pruugi olla omavahel seotud. Selle raske koormaga ja ootamisega olete võib-olla tüdinenud selle koorma kandmisest. Ei jõua ära oodata, millal see lõpeb. Vot, torn võibki ära lõpetada selle. Nii või teisiti. Torni ei pea kartma ja ise te teete enda elu otsused. Uudiseid ma näen siin seda mõõkade baasiga. Ja rahaasjad on teil korras nii palju, kui mina seda näen. Ja soov ja tahtmine inimesi aidata on teil ka olemas. Seda rasket koormat, vaat seda tuleks tõesti delegeerida, jagada teiste inimestega. Selle raske koorma all võib inimene lihtsalt lõpuks kokku kukkuda, lössi vajuda. Et siis ei taha enam ei tööd teha ja isiklikus elus ka võib-olla pole enam jaksu ega jõudu teiste eest hoolitseda. Vaat selline tuli see nädal teile. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kiitsi. Pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.